Tere! Täna ma olen teie ees hoopis narrikaardiga, kuigi see on nii-öelda algus ja ots ja keskpaik. Jäin ju kaariku juures pooleli, aga nagu ma mainisin, siis armastajate kaardist ja saatana kaardist rääkides oli mul hästi palju takistusi ees ja ka sisemine tõrge. No täna hommikul sain veel sellise märkuse ka YouTube'i kanalilt, et armastajate kaardi näitamine avakuvas ei lähe mitte, kuna seal peal on Aadam ja Eeva, kelle riietus on pehmelt öeldes väga olematu. Ja nad eemaldasid siis selle kaanepildi seal ja pidin genereerima siis AI abiga kaardipildi, kus siis Aadam ja Eeva on riietatud. Nii et näide selle kohta, kuidas siis nii-öelda mingisugune takistus seal peal on, aga sellest hoolimata ma tunnen, et ma pean seda jätkama. Ka minu kaardid näitavad seda, et ma olen õigel teel ja mõtlesin, et alustan siis uuesti algusest ehk siis nullist. Ja selleks alguseks ja lõpuks on siis narrikaart, mis siis nendes pakkides kannab nulli energiat. Mõnes kaardipakis on ta numbri all 22 ja mõnes kaardipakis on see üldse siis nummerdamata kaart. Ja millised märksõnad ma siis selle kaardi kohta välja kirjutasin, ongi siis see, et tegelikult kogu see suur arkaan ongi siis sellesama narri isiklik teekond. Mingist allikast ma kuulsin, et tegelikult selle kaardi algne nimetus ei olnudki narro või ka lolliks on teda kutsutud, fool siis inglise keeles, vaid vana inglise keelest tõlkides üht-teist jälle tõlkes kaduma läinud ja algselt oli siis kaardi nimetus hing. Ehk siis see narr ongi justkui äsja sündinud või kehastunud hing või ärganud inimene ja suur arkaan on siis see tema eluring, mida ta siis läbib. 3 erinevat tasandit, 1-7 ehk maak kuni kaarik on siis esimene osa teekonnast, mis on siis vaimne osa, oma võimete teadvustamine, vastuvõtmine, nii-öelda teine ring. Mingis mõttes kohe paralleelselt tuleb mul seos nii-öelda erinevate eludega. Mitu ringi inimesed on siis teinud juba. Ja teine ring on siis nii-öelda materiaalne teekond, kus siis teadmiste materialiseerumisega tegeletakse. Need on siis taro suurest arkaanist kaardid siis 8-14 ehk siis jõud kuni siis mõõdukus. Ja siin sa saad tegelikult ka vaadata, kui sa otsid üles jälle need oma personaalsed kaardid, mille arvutamist ma teile ka ühes videos näitasin, ma panen uuesti selle lingi siia alla, et mitmeldal nii-öelda narri teekonna ringil sa siis oled. Et toon näite, kuna minu isiklikud tarokaardid olid siis 14 ehk mõõdukus ja 5 ehk siis ülempreester, siis ma tegelen korraga nii-öelda selle oma võimete teadvustamise tasandi kui ka siis materiaalse teekonnaga. Ja 15. ehk siis saatana kaardist kuni maailmakaardini on siis universum, evolutsioon, elukooli lõpp. Ja kuna null on ring, siis võib ka öelda, et see algus ongi lõpp, keskpaik on algus ja lõpp korraga, ehk siis see tsükkel hakkab taas korduma. Nad on puhas teadvus, mida on siis erinevates traditsioonides ka siis eetriks või akashaks nimetatud, et akasha kroonikad on ka sealt siis selle nime saanud. Null on natukene, mitte päris, aga
peaaegu ka munakujuline, et see kosmilise muna või ringi, need müüdid on ka temaga siis seotud. Ehk siis 0 võrdub kõik. Nad on siis intellektuaalne tegelane. Tema planeediks on Uraan, mis on siis šokkide ja trauma ilmutuse ja valgustumise siis planeet. Ja kui nüüd kohe paralleeli otsima minna, siis minu numeroloogilises kaardis 22 avaldub siis tööde ja ametite all. Ja kui paralleele nüüd otsida astroloogilises kaardis, siis minu Uraan on Skorpionis 22 kraadi, mis on sümboolne, ja Skorpion on siis minu arvates seostub siis ka numbriga 11 ehk november, ja igal juhul selline kombinatsioon siis seostub ka narrikaardiga, nii et ma võin öelda, et mingis mõttes ka seda narri minu sees on täiesti olemas. Ja Uraan annab siis ebatavalise intuitsiooni, piiride murdmise ja vabaduse armastuse, spontaansuse, impulsiivsuse. See on uuenduslik süsteemimurdja, kes ei karda luua uusi lähenemisi ja dogmade murdmist. Et selline inimene loob uue süsteemi ja on justkui pioneer või täherajaja. Ja jällegi olen tagasi numbrite juures 13 ja 11, mis minu hingemissioonis olid siis esindatud. 13 siis surmakaart ja 11 teerajaja ja uuenduste ja süsteemi looja. Ja nagu ma rääkisin, siis see 3. number, armastajate kaart ja siis seal juures. Nii, no igal juhul narrikaardi rada ei ole kerge, see ei ole traditsiooniline rada ja palju ootamatusi elupöördeid on seal ka. Nii, kui nüüd narri sümboolikat vaadata, siis traditsioonilises kaardis on, nagu te näete, siis see taust kollane, päike, koerakene, siin komps, lilleke ja punane suleke. Ja mäed kindlasti ja see jõgi siin all. Ja üldiselt narr siis kõigubki siin kuskil kaljunurga all, kohe nii-öelda just ka alla kukkumas on. Siin sellel kaardil on tõenäoliselt ametüüsti tükikene käes, mis on ka selline tugev energiaga kivim, vaimse ärkamise ja alateadvusega siis seotud. Nii, õhuelement on siis seotud rääkimise ja teadmiste ja vaimse teekonnaga, teadmiste edastamisega. See on teerajaja kaart. Kollane sümboliseerib kurgutsakrat, kuigi südametsakra on pigem roheline, siis see kollane ongi nagu kurgutsakra ja südametsakra selline koos toimiv värv. Ja päike on kindlasti siis elujõud. Narr on päikeselaps ja kirjutasin siia just üles selle päikese kohta kenasti on öeldud, et see on teadvuse ja mõttetöö sümbol. Kui päike tõuseb, siis valgustab ta narri maailma, näitab kõike kõige paremas valguses. Ja sealt sageli tuleb siis ka see pime usk, et kõik saab ainult hästi minna. No iga kord ei ole kõik niimoodi. Nii, narril on seljas tavaliselt kirevad riided. Juba see näitab, et ta ei ole selline tavaline inimene. Ta on ainulaadne, ta kipub natukene staaritsema. No igal juhul on ta unikaalne, iseseisev ja teistsugune on märksõna, mis tema kohta kindlasti siis käib. Ja see punane sulekene tal mütsi küljes näitabki siis elujõudu. Mõnikord on valge roosi kõrval ka liblikaid kujutatud, sellel kaardil mitte. Valge roos on siis puhtus, süütus
Liblikad siis tähendavad unistusi ja on vaimusümbolid, aga valge roos on ka looduse sümbol ja loodus on siis narri teel väga olulisel kohal. Nii, mida veel sümbolitest juurde tuua? Ahah, see koerake, valge väike koerakene. Mul ei ole käepärast, aga mul on üks kaardipakk, kus narriga on kaasas Jack Russelli tõugu koerakene, nagu minulgi on. Ja see kaardipakk just selle kaardi pärast mulle väga meeldib, et kuidagi selline tore äratundmisrõõm. Koerakene siis on alalhoidlikkuse sümbol, truu sõber, kes püüab narri hoiatada, et too sammub otse kuristikku. Aga mida me näeme, narr ei vaatagi selle koerakese poole, vaid astub ikka edasi. Ja mäed, mis selle kaardi peal siis on alati esindatud ja jõgi siin all, neid võiks vaadelda koos, et mäed võrdub justkui suur töö ja siis selline vastandite ühendamine, mees ja naisenergiate ühendamine, kõrgema mina kaudu kanaldamine, suure eluülesande, siis kõrgema elumissiooni täitmine, mis alati narri puhul siis hõlmab nii õppimist, teadmiste rakendamist kui ka õpetamist. See on isiklik katsumus ja igal juhul karjast erineja kaart ta on. Aga jah, looduskeskne ja loodusseaduste mõistmine ja tõlgendamine. Ja selle oja kohta siis leidsin sellise toreda märkuse ühest allikast, ühest videost, mida ma hiljuti vaatasin, see oli küll inglisekeelne, aga mulle väga see võrdlus meeldis, et see oja on kui teadvuse vool, et selles ojas voolab sama vesi, mis on lumena nendel mäetippudel, ehk siis nii-öelda see, mis on narri poolt juba integreeritud vaimsusesse, on siis teadvusvooluna samal kaardil siis esindatud. Nii, ja kuulasin ka ühte mõtisklust sellel teemal, et miks siis selle kaardi nimi on narr või loll või midagi sellist. No üks põhjus oli siis see algne nimi, mis hing tõlkes kaduma on läinud, nagu ikka tõlkimisel juhtub vigu. Siis üks teine mõte, mis välja toodi seos hingega, on siis ladina keele sõna vallas tuule või lõõtsakoti tähenduses, mis ka eluhingusele või hingele viitab. Aga üks tõlgendus, mis mulle eriti meeldis, kõlas nii, et narr on tõesti sõna otseses mõttes narr või loll, kes valib kehastumiseks nii raske planeedi kui Maa. Ja teisest küljest ka võib-olla tema need esoteerilised teadmised või mõtteavaldused, mis ta välja käib, muudavad ta teiste nii-öelda tavainimeste silmis justkui narriks või lolliks. Nii, samas võib öelda ka, et narr on just nagu see tõesti äsja hinguse või hinge saanud laps. Tema sisemine laps mäletab, mis on lõbu, ta julgeb teistest erineda, ta julgeb olla mina ise, ta läheb nii-öelda julgelt eluvooluga kaasa. No, öeldakse, pigem on noorte hingede ja mässajate kaart ja negatiivses võtmes võib ka kogenematust ja vastutuse puudumist tähendada, liigsete riskide võtmist ja nii edasi. Aga kui see nüüd on juba eakama inimese kaart või vanema hinge kaart, siis see näitab, et ta on säilitanud endas selle sisemise lapse, kes oskab rõõmu tunda ka elu pisiasjadest. Kui tavaladumises narr välja tuleb ja eriti kui ta on tagurpidi positsioonis, võib ta tähendada, et millegi lõppemisel on tekkinud tühjus või selline, kuidas ma ütlen, tühi olek või halb tunne, aga sellises positsioonis ei tohi siis unustada, et
alati iga lõpp on millegi uue algus. Võib tähendada ka ootamatusi, eriti ka armastuses, ootamatus kohas, ootamatu isiku vastu tunnete tekkimine. Vahel harva tähendab ka vana armastuse elluäratamist. No äris on alati ta edualadel, mis eeldavad spontaansust, õnne ja julgust investeerida. Ja see kaart näitab vahel, et vahel on vastupanu muutustele narrim kui riskide võtmine elus. Samas võib see viidata ka sellele, et inimene võib olla pime edaspidi tekkivate südamevalude suhtes, et see on ka süümepiinade kaart. Kui head nõu ei kuulata ja tormastatakse siis kiirustades ja järelemõtlematult uutesse ettevõtmistesse. See võib olla energiapuuduse näitaja, kui on tagurpidi, või hoopis seda, et elus puudub spontaansus, ollakse vastutustundetu, ehk inimene, kes enne ütleb, siis mõtleb. Võib viidata rumalate otsuste tegemistele, enda narriks tegemistele või katteta lubaduste andmisele. Üks sümbolike jäi mul siia siiski märkimata, et narise kompsukene, mis tal siin kaasas on, et see ei ole väga suur, aga siit kumab läbi see, et tal on 4 talismani seal kaasas ja need 4 talismani on siis väikese arkaani sümbolid, sauad, mündid, mõõgad ja karikad. Ehk siis nii suur kui väike arkaan on esindatud narrikaardis. Nii. No edukuse koodis 22 ei saa olla päris, sest ühekohalistest peab taandama, aga kui on see ühekohaline number tulnud 22-st, mis võib olla nii sünnipäeva kui ka aasta, minul on siis aasta numbri kohal ehk tööde ja ametite kohal, siis isiksusena on siis narra vaba hing, kellele ei meeldi liiga jäigad reeglid ja piirangud. Ta on kindlasti uudishimulik, avatud, tahab kogeda ja avastada ja proovida kõike uut. Spontaanne ja teeb otsuseid tunde järgi, mitte siis loogikast lähtudes. No samas on ta optimistlik ja usub, et kuidagi ikka saab korda, asjad lahenevad. Nagu öeldud, siis noorusliku energiakandja, et isegi vanemas eas võib temas olla mängulisust või kerget lapselikku siirust. Ta on julge riskija ja ta võib sinna, kuhu teised ei julge minna. Ja kuhu inimesed tavaliselt ei julge minna. Inimesed kardavad pimedust. Kõige pimedam koht on sinu enda alateadvuse hirmud, teispoolsus ja võib-olla sellepärast on minul ka lihtsam nendest tsoonidest liikuda, kuna siis minu numeroloogilises pentagrammis on see 22 täiesti olemas, et suheldes lahkunud esivanematega ja olles ka ühel juhul nii-öelda ärasaatja rollis üle Toonela jõe, siis selle kogemusele lähtudes võin siis öelda, et need on tsoonid, kus siis nii-öelda tavaliselt inimene hakkab kartma, aga minul seal puudub siis hirm. Nad on julge riskija, ta võib minna sinna, kuhu teised ei julge minna. Ta on intuitiivne ja liigub sageli siis sisetunde järgi. Aga varjukülg võib sellel olla siis liigne impulsiivne käitumine, raskusi stabiilsuse loomise või rutiini hoidmisega, kas või pidev hilinemine kohtumistele või tööle. Ta võib olla naiivne, kergemeelne ja usaldada liiga palju siis pimesi inimesi ja saab siis niimoodi petta. Ja üks omadus tal võib veel olla, et ta alustab rohkem kui lõpetab, et ta oma neid ettevõtmisi lõpuni ei vii. Narr esindab inimest, kes õpib elu kaudu kogemusi kogedes, mitte ainult siis reegleid järgi tees.
Nii, millise vaimsusega siis see inimene on, kelle elude number on 22 või on 22. päeval sündinud või kuidagi see kaart tuleb siis ka tarokaardina välja, kui arvutada. Tema vaimsus on otsinguline, vaba ja intuitiivne. Ta ei sobitu kuidagi rangete dogmadega. Tema tee on pigem isiklik kogemus kui ettekirjutatud reeglid. Ja see inimene eelistab ise leiutada jalgratast, mitte siis kasutada olemasolevaid sõiduvahendeid. See inimene on usalduses elu vastu. Ta tunneb, et mind juhitakse, isegi kui kõike ta ise veel ei mõista. Kindlasti viitab see spirituaalsele uudishimule, huvi erinevate õpetuste, praktikate ja kogemuste vastu, aga samas jällegi otse üks-ühele ta kunagi midagi ei rakenda, vaid töötab siis oma intuitsiooni abil siis läbi need ja leiab oma tee. Sest intuitsioon enne autoriteeti tähendabki seda, et ta usaldab rohkem oma sisetunnet kui kellegi teise tõde. Ja vaimne kasv tulebki siis kogemuste kaudu, õppides, reisides, eksides, armudes, kaotades ja uuesti alustades. Lapselik avatus, võime imestada, märgata märke ja tajuda elu maagilisust. Ja selline tee on kindlasti mittelineaarne. Areng ei pruugi olla konarlik selles tavalises mõttes, aga vahel näib ta ekslevat, kuid leiab nii-öelda eksides oma tõe, sest üks mõte, mis mulle ka väga meeldib ja mille ma ka ühes luuletuses kunagi kirja olen pannud, on siis see, et õiget teed suudab leida ainult inimene, kes on eksinud. Et sa ei saa metsas õiget teed leida ja meeleheitlikult otsida, kui sa ei ole ennem eksinud, sest muidu ei ole sellel tegevusel mõtet. Sellise energiaga inimene võib elu jooksul mitu korda täielikult suunda muuta, loobuda vanast identiteedist, teha suuri hüppeid tundmatusse ja tema põhiline siis elu õppetund on see, kuidas ühendada vabadus ja usaldus teadmise ja vastutusega. Ja varjuna olen ma siin välja kirjutanud, et ta võib jääda igaveseks otsijaks, põgeneda päris elu eest spirituaalsusesse või uskuda kõike liiga kergesti. Tasakaalus narr on väga elav, inspireeriv ja sügavalt usaldav hing, kes aitab ka teistel julgelt oma rada käia. Nii, kui sinu sünniaasta kokkuliitmisel annab siis numbri 22, siis mida siis see töö, ametite ja raha kohta ütleb? No igal juhul selline inimene ei talu jäika ja kontrollitud töökeskkonda. Mingisugune kellast kellani liinitöö talle kindlasti ei sobi. Ta vajab liikumist, võimalusi oma ideid ja loovust rakendada vabalt. Töös on ta sageli algataja, näiteks uute projektide käivitaja, loominguline mõtleja, paindlik ja kiire kohaneja, karismaatiline ja inspireeriv, aga võib olla ka ebastabiilne ja rutiinist mitte kinnipidaja, mis mõnikord võib ka positiivne olla, sest selle kaudu võib mõni uus idee sündida. Kui nüüd rahaasjadele mõelda, siis on 2 võimalust. Et tal on kas uskumatu võime olla alati õiges kohas ja tulu teenida, või siis teine variant, negatiivne, et ta suhtub liiga kergekäeliselt rahasse ja kulutab rohkem kui teenib. No, igal juhul võib selline inimene elu jooksul korduvalt karjääri vahetada. Ta võib olla ettevõtja, töötada projektipõhiselt, reisida palju, töökohti vahetada. Igal juhul sobivad ametid, mis võimaldavad siduda liikumist, loomingut töö inimestega, uudsus, vabadus ja eneseväljendus. Vabakutselise töö näiteks sobib talle. Nii, suhted ja elutöö, ehk siis kui elude number on meistri number 22, siis on ta narri energias.
ja mitu korda on siin sõna vabadus läbi käinud, ka siin vajab selline inimene vabadust. Ta otsib hingesidet, ta ei taha lihtsalt tavalist suhet. Ta on romantiline, idealistlik, mänguline, intuitiivne, motiveeriv ja inspireeriv kaaslane. Mis on nüüd paradoksaalne, et ta tahab kogeda korraga nii lähedust kui ka täielikku vabadust. Ta vajab väga palju oma aega ja ruumi, idealiseerides armastust liiga palju, pettub kergesti ja siis ta võib suhtest põgeneda. Ta võib olla emotsionaalselt ettearvamatu, ajab segi armumise ja sügava armastuse, ei talu kontrolli ega armu kadetsemist, kuigi endal võivad need puudused tal just olla partneri suhtes. Ja tema elu õppetunniks on, kuidas jääda vabaks ilma armastuse eest põgenemata. Nii, tervis. Siin ma nüüd ei oska öelda, edukuse koodis vist see 22 ei saa kuidagi peegelduda seal tervise numbris kõige viimases, aga võib-olla saab ka, jään vastuse võlgu, ei ole sellist koodi kohanud. Aga samas võtame siis nii, et kui sünnipäev või elude number või aastanumber kuidagi see narriga seondub või isiklik tarokaardi number on 22, siis võib olla seda, et inimene on hooletu oma keha suhtes, ületöötaja, läbipõleja tüüp, võib ignoreerida füüsilist väsimust, ei lähe õigel ajal arsti juurde ja ei otsi abi, stress, uneprobleemid, hooletusest tingitud vigastused, üleväsimusest tingitud vigastused, et ei ole enam nii-öelda kontrolli ja ma ei tea, lõikab noaga sõrme või mis iganes. Selline inimene peab õppima kuulama keha enne, kui elu sunnib peatuma ja südametunnistuse piinad on mul ka siin välja märksõnana kirjutatud, et need võivad tekkida siis ka sellest, et ta teadvustab, et ta on võib-olla oma eemaldamiste ja äraminekute ja kõige sellega siis inimestele haiget teinud ja siis sealt võib siis nii-öelda selline mentaalne stress tulla. Igal juhul tervise kaart on uraani mõju all, see on igal juhul teistsugune hing, tal on tugev iseseisvumisvajadus, omapärane mõtlemine, mässumeelsus, ootamatuid elupöördeid jagub tema elus, tal on väga tugev intuitsioon, nii-öelda sähvatuslik taipamine, vajadus autentsuse järele ja tõmme kõige ebahariliku poole. Ta vajab igasugustes suhetes hingamisruumi, partner peab olema sõber ja mõttekaaslane, ta võib olla rahutu, ettearvamatu ja emotsionaalselt distantsil ja tal on raskusi päriselt kuhugi pidama jäämisega või oma koha loomisega, et kolimised on ka märksõna. Nagu öeldud, siis igal juhul mitte traditsiooniline elurada. Selline oli siis narrikaardi tutvustus. Ja järgmisel korral ma jõuan siis päris kaariku juurde. Ehk siis nagu öeldud, maag kuni kaarik on siis selle narri esimene teekonna osa, vaimne osa oma võimete ja nii-öelda olemuse teadvustamise osa. Aga seniks kõike head ja järgmise korrani.